Üks oluline osa protsesside kirjeldamist on see, et need teadmised ei asuks kunagi ühegi ettevõtte töötaja peas, vaid need oleksid kas siis digitaalselt kirjeldatud, oleks need videona kirjas. Selleks, et sa saaksid oma äri skaleerida, sul peab olema siis väga hea turundus ja müük ja ärisüsteemid korralikult paigas, protseduurid kirjeldatud, ka uued inimesed saavad seda sinu meeskonnas täita ja kindlasti sinu ettevõtte väärtus on suuresti ka sinu ettevõtte kontaktibaas ja kliendibaas. Et kõik need tegevused, mis aitavad täna seda kasvatada, tõstab ka sinu ettevõtte väärtust pikaajaliselt. Üks viis luua selline terviklik ärisüsteem on siis kirjeldada ära kõik ettevõtte protseduurid. Ma olen ise 2 korral elus olnud osaline ettevõttes, kes siis on loonud ISO kvaliteedistandardit ja olen ka selles protsessis aktiivselt kokkupanemises osalenud. Ja ma arvan, see oli selline hea terviklik protsess, kus sa said siis kõik need erinevad tahud oma ettevõttest läbi mõelda ja terviklikult vaadata otsa, et kas kõik need tegevused on meil ettevõttes kirjeldatud või mitte. Nii et üks viis on ka see, et kui see ettevõte on juba piisavalt suur, siis viia ennast vastavusse kvaliteedistandardiga. Seal kindlasti on väga palju küsimusi, mis juhivad tähelepanu nendele puudustele, mis on sul täna organisatsioonis olemas. Ja kui sa selle oled ka terviklikult valmis teinud, siis ettevõte on ka kindlasti palju lihtsamini müüdav. Üks oluline osa protsesside kirjeldamist on see, et need teadmised ei asuks kunagi ühegi ettevõtte töötaja peas, vaid need oleksid kas siis digitaalselt kirjeldatud, oleks need videona kirjas, ehk siis keegi, kes seda ülesannet või lõiku peab täitma, saab minna teatud kohta ja vaadata, kuidas seda rolli kõige paremal moel täidetakse. Nii et kõik need tegevused peavad olema siis süstematiseeritud, peab olema kirjeldatud ja kui sa palkad endale uue inimese, kes seda rolli hakkab täitma, siis on tal väga selge koht, kus ta saab kõik vastused oma küsimustele, et parimal moel oma tegevust teha. Selleks, et ettevõte saaks skaleeruda, peavad olema siis paigas protseduurid, selle ettevõtte väärtus ei tohiks sõltuda üksikutest meeskonna liikmetest ja sõltumata sellest, millised inimesed neid rolle täidavad, nad peaksid saama sellega hakkama, tegema seda sama kvaliteetselt, kui seda täna tehakse. Ja kui sa oled jõudnud sellisesse olukorda, et sa oled asendatav, siis on su ettevõtte skaleeritav, laiendatav ja ka võib-olla ostetav investorite poolt, kes siis võib-olla ühel hetkel tahavad su äri viia hoopis kõrgemale tasemele, juhul kui sa soovid seda müüa.